Mul on hea meel tervitada teid kõiki pisikesest Itaalia linnakesest nimega Trento, kus siis kohalik Trentino Volli võrkpallivõistkond on võrrustamas Oliver Venno koduklubi Saksamaalt ja mul on hea meel, et siin on antud mulle ka praegust kohe selle Champions League'i tutvustused ja möllu siin saalis on igal juhul kõvasti. Kohe, kui see kohtumine on läbi, siis Oliver Venno on nõus meile ka lähemalt rääkima oma elust seal Saksamaa kõrgliiga klubis. No ilmselgelt on tegemist kaksikutega, kes siis on juba aastaid siin oma võistkonnale kaasa elanud ja väga kihvtid kujud on siia kokku kogunenud ja kui te küsite, et miks Trentino võistkond võib-olla on maailma üks tugevamaid või õigemini Trentino võistkond ongi tänase päeva seisuga maailma kõige tugevam meeskond sellepärast, et 2009. aastal võitsid nad maailmameistritiitli klubide arvestuses ja seda on ka nende mängupildist näha ja samamoodi sellest publikust siin saalis, et elatakse kaasa ja ollakse kindlad, et see võistkond täna siit võiduga koju läheb. No nii ja seda ajaloolist hetke tegelikult Sport TV siia Palatrento spordihoonesse jäädvustama tuligi, kui Oliver Venno, eestlane, on minemas hetkel Euroopa meistrite liigas platsile. Kuigi Oliver Venno jaoks jäi see tegelikult väga lühikeseks see platsis viivitud aeg, siis ma usun, et kuna me näeme tabloo pealt, et hetkel on seis 23-16 ja Friedrichshafen juhib seda mängu, siis tegelikult Oliveril on kindlasti šansse siin täna platsile saada veel ja veel. He's a young player. He's a good player with a good potential. Yeah, of course. He has a great potential. He just, as every young player, he needs to work hard, and in this team he can do that. But he has a lot of talent, so that's all I can say. I think he's in a good team to do that, and he has a chance these 2 years to develop and to. Just become more stable, because this is the problem with the young guys. But I'm sure he has a great serve. He is also handy with his hands. He knows how to play defense. So he just needs to work hard, and then it will come for sure. Make the right choices in the future with the teams. So. And the good teammates. Yes, of course. He needs to have a team that supports him, but I'm 100% convinced that this is the good environment here in Friedrichshafen. So he made a good choice. It's a young player. I think it's a player with a good future. Yeah, and I think he likes now to work also a little bit harder, and I'm very satisfied with him. What is the main goal of Friedrichshafen this year? The main goal is always to be the champion of Germany. That is the first. And then what's more? It's nice. It's nice to have, but it's the first goal is champion of Germany, because that is the entry card for the next Champions League. Okay. And so the next we will see. Viele Grüße aus Estland. Danke. Ja, alles klar. Ciao. Ciao.